Tere! Ja kohe alguses üks küsimus. Kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas üksainus grammatiline kääne eesti keeles suudab teha ära mitme täiesti erineva asja töö? Just sellest me täna räägimegi. Avame koos eesti keele omastava käände ja uskuge mind, see on päris põnev maailm. Jah, just nimelt. Kuulsid täiesti õigesti. Üks ainus kääne, aga lausa 4 eri ülesannet. Kuidas see üldse võimalik on, eks ole? Ära muretse, kohe sukeldumegi sisse ja vaatame, kuidas see süsteem tegelikult töötab. Kõige lihtsam on mõelda omastavast käändest kui, nagu eesti keele grammatika Šveitsi taskunoast. Tead küll, see üks väike ja kompaktne tööriist, millel on ootamatult palju erinevaid ja kasulikku otsi. Ja just see mitmekülgne tööriist ongi meil täna fookuses. Okei, võtame siis selle taskunoa lahti. Esimene ja ilmselt kõige tuttavam funktsioon on omamise näitamine, ehk siis vastus küsimusele, kellele miski kuulub. Siin tulebki mängu omastav kääne. Selle asja põhimõte on tegelikult imelihtne. See näitab, kes on omanik. Kuldreegel, mida meeles pidada, on küsida, kelle või mille. Kui sõnalauses vastab ühele neist küsimustest, siis ongi tegemist omastavaga. Nii lihtne see ongi. Ja siin on üks reegel, mis teeb su elu kohe palju lihtsamaks. Eesti keeles on sõna järg kivisse rajutud. Omanik, ehk see sõna, mis on omastavas käändes, tuleb alati enne seda asja, mis talle kuulub. Alati. Ilma eranditeta. Vaatame näidet. Ütleme õpilase raamat. Siin õpilase on omastavas ja see on enne sõna raamat. See näitabki kristallselgelt, et raamat on õpilase oma. Superloogiline ju, eks ole? Nii, esimene funktsioon selge. Võtame taskunast välja järgmise vidina. Ja see on midagi enamat kui lihtsalt omamine. Nimelt aitab omastav meil luua täiesti uusi sõnu kirjeldades, mis tüüpi mingi asi on. Ja siin on kontrollküsimus. Missugune? Kui esimene sõna vastab just sellele küsimusele, siis omastav kääne töötabki justkui omadussõnana. See kirjeldab seda järgmist sõna. Vaatame paari head näidet. Näiteks köögiuks. See pole ju suvaline uks, see on täpselt köögiuks. Või suvepuhkus. Mitte talve- ega sügispuhkus, vaid just suve oma. See esimene sõna omastavas annab teisele sõnale täpsema tähenduse. See ongi eesti keele üks lahe ehituskrotside süsteem. Okei, nüüd hoia kinni, sest me liigume edasi kõige, keerukama, aga samas ka kõige võimsama funktsiooni juurde. See on sihitise ehk objekti märkimine. Ma tean, see on see koht, kus paljud keeleõppijad pead murravad, aga pole hullu, me teeme selle kohe puust ja punaseks ette. Niisiis, millal see siis käiku lähed? Põhireegel on silline. Me kasutame omastavat sihitise puhul, kui lause on jaatav ja tegevus on lõpetatud. Mida see täpselt tähendab? Vaatame kohe lähevalt. Siin on tegelikult 2 olukorda, mida silmas pidada. Esimene, kui tegevus mõjutab objekti tervikuna. Näiteks lause, ma söön 1 võileiva. See tähendab, et sa sööd ära kogu selle võileiva, mitte enäksi ainult nurka. Teine olukord, kui tegevus on ühekordne ja lõpetatud, sellel on selge tulemus. Näiteks, ma ostin uue raamatu. Tehing on tehtud, raamat on sinu oma, tulemus on käes. Need 2 mõtted, terviklikkus ja lõpetatus, ongi võtmesõnad. See oli päris tihe grammatika, eks? Nüüd on aeg üheks lõbusaks boonuseks. Sest jah, meie Šveitsi taskunoal on ka üks selline armas ja südamlik funktsioon. See aitab meil luua diminutiive ehk hellitussõnu. Ja see on imelihtne. Retsept on selline. Esiteks, võta sõna omastav kääne. Näiteks sõnast poiss saab poisi, teiseks lisa lõppu maagiline liide G ja tulemuseks ongi armas hellitusnimi poisike. Nii lihtne see ongi. Ja see muster töötab nagu kellavärk. Tüdruku omastavast saab tüdrukuke. Ema omastavast saab emake. See ongi omastava käände see pehmem ja soojem pool, eks ole? Nii, nüüd oleme kõik 4 tööriista üle vaadanud. Teeme kiire kordamise, et kogu see info kenasti kinnistuks. Siin see on, sinu isiklik omastava käände tööriista komplekt. Mäletad? Esiteks see näitab, kelle oma miski on, õpilase raamat. Teiseks see kirjeldab, missugune asi on, köögiuks. Kolmandaks, see on lauses lõpetatud tegevuses sihtmärk, ostsin raamatu. Ja neljandaks, see lisab hellitussõnadele selle armsa K-liite, poisike, 4 ühes. Nüüd, kui sa tilad neid omastava käände saladusi, siis ma esitan sulle väljakutse. Kus sina seda grammatilist multitööriista järgmisena märkad? Raamatut lugedes, uudiseid kuulates,
hakka tähele panema, sest ma luban sulle, see on absoluutselt kõikjal.